Tere kõikidele, kõiki, kes te meid vaatate ja kuulate. Ilusat laupäevast päeva teile. Minu nimi on Regina Paabo. Minu viipemärk on selline. Ma arvan, et enamik kurte Eestis siin tunnevad mind. Tõlgirollis just. Lisaks tegelikult tõlkimisele olen ma ka varasemalt juba 40 aastat olen Tartu Ülikooli juures uurinud viipekeelt. Just viipemärke. Mul on kõige rohkem selle vastu huvi olnud. Ja mis põhjusel just, et kus nad on tekkinud üldse ja miks nad on tekkinud. Ja siis miks ma seda olen uurinud ka see, et kuna ma olen õpetanud seda. Sellel konverentsil ma tahan tuua väikse kokkuvõtte sellest kõigest. Just nimelt viipemärkidega seonduvalt ja selle tekkest. Ma võin juba öelda, et viipemärkide uurimine on Eestis alanud juba 80 aastatel. Juba 40 aastat peaaegu tagasi. 1960 aastatel oli avalikult üldse näidatud ka viipekeelt ja uuritud seda juba Ameerikas. Ameerika uurija oli siis William Stoke, ta ise oli kuulja, aga ta oli kurtide laste õpetaja. Ja sellega seonduvalt tekkis tal huvi uurida siis viipemärke. Teda on nimetatud ka nii-öelda viipekeele isaks maailmas. Tema uurimustele on väga paljud uurimused on temale just toetunud. Ja samamoodi ka Eesti viipekeeles hakkasime viipekeelt uurima ja samamoodi oleme toetunud siis Ameerika uurimustele. Mida me uurimuses on oluliseks on peetud, on see, et varasemalt oli see, et kurdid lihtsalt viiplevad oma vahel ja kõik, et mis need viipemärgid või siuksed on või mis see keel üldse on, et seda ei arvatud varem, et oleks keel. Aga arvatus selle Ameerika teadlasele, siis tema ütles seda, et ei, et viipemärgid on tegelikult kindla süsteemiga, seal on oma kindlad reeglid, see ei ole lihtsalt suvaline viiplemine. Ja tema uurimustes on välja tulnud, et näiteks üksikviibe, seda on võimalik veel jagada kas käekujude järgi, selle asukoha järgi, kus sa seda viibet kasutad siis. Näiteks selline viibe nagu ema, siin põse peal, Eesti viibe siis ema. See on inimene, kes hoolitseb ju laste eest, eks ju, see tähenduse järgi, eks ju. Aga käekuju on tal B-tähemärgiga, eks ju, ja asukoht on tal siin põse peal. Samamoodi ka liikumisega seonduvad alati on need märgid seotud ka liikumisega, ema, sest näete, see käsi ju liigub ülevalt alla. Et kas siis käevorm või siis see asukoht ja liikumine muutub, siis sellisel juhul muutub ka selle viipe tähendus kohe. Näiteks, kui ma teen seda ülespidi, seda viibet, siis on ta ju käekuju on ju sama ja B-märk on sama, asukoht on sama põse peal, aga liikumine on vast teistsugune. Ja siis on ta ülespidi ja tähendus muutub kohe, moos on ta siis. Ta on ju magus, mis on keedetud ja mida saad siis süüa, eks ju. Miks ta on sellise koha peal? Ei oska öelda, et osad viipemärgid me teame, kust ja miks nad on tekkinud just näo ümber, aga mõnede kohta me ei tea. Ja veel
siis Ameerika teadlane ütles, et on 3 olulist osa nagu viibetel. Hiljem on juurde lisandunud ka veel olulisi. Üks asi on jah see käekuju või see käeasend, käekuju ja kuidas sõrmed on, kas üles või alla või külgedele on ju, kus see peopesa on, millises suunas. Ema näiteks on niimoodi, ema või moos või hommik näiteks see viibe, vaadake, mis pidi see käsi siis nüüd on ju. Aga koht on kõik sama, aga väike muutus ja kohe tähendus on hoopis teine. Või näiteks selline viipemärk nagu Haapsalu linn või siis Mahl. Käekuju, oluline, eks ju. Või see asukoht, see suu on oluline, selle Mahl ja Haapsalu, mõlemal on ühesugune suupilt. Ühesõnaga, et tegelikult on 5 olulist asja kõik, mis me viiplemisel kasutame. See tähendab, et kõik on seotus viiplemisel. Mõte, täpsustumine, vorm ja see, kuidas sa seda väljendad. Ja siis veel tähendusega seonduvalt. Mõnikord võib olla näiteks sel niimoodi, et viipemärk on täpselt samasugune, aga tähendus võib olla tal erinev. Näiteks seesama Haapsalu või Mahl, samasugune viibe on ju, aga suur erinevus on, kui sa täpselt ei näe suupilti on ju ka. Ma ei saa aru, kumba siis inimene on mõelnud, kas Mahla või Haapsalut. Või kõik sõltub sellest väljendusest, et kuidas sa mõtet oled väljendanud. Kui ma tahan väga täpselt väljendada mõtet, siis peab nagu täpselt nägema kõike seda 5 asja nägema ja kõik arvestama. Ja ma olen ka uurinud, et kuidas viipemärgid üldse nagu ka tekivad. No näiteks puu. See on ju loomulik, et ta ju kasvab ja ma näen, milline ta on ja siis on ta ju puu, aga teine variant on maja näiteks. Natukene muudan seda märki, ma teen sellise märgi, viipe sellisena, kas maja selline või selline, jätan osa sellest viipest ära näiteks. On lihtsalt kodu näiteks, kui ma tegin sellise viipe, see on päiks, nii vähe on nagu muutuseks vaja ja kohe muutub ka viipe tähendus. Et see on väga oluline, on ikkagi see tähelepanu viiplemisel. Ja kõige olulisem on nagu mõttest aru saada. Miks on vaja teada neid kõiki asju, mida ma just rääkisin, kõik need 5 asja, millest ma rääkisin. Sest viipekeel on ju see, mis muutub ja laieneb ja areneb. Kõik on seotud nagu kurtidega kultuuriga. Kui ma uurin näiteks, kuidas need viipemärgid on muutunud ja või tekkinud näiteks ja millal on tekkinud ja kuidas tekkinud, siis me saame aru, et milliselt on varasemalt ka kurtide kultuur olnud. No ma toon näite, kui varasemalt koolides oli keelatud viipekeele kasutamine. Õpetati ainult oraalses meetodil. See tundus selline lihtne või primitiivne, hästi vähene oli siis viipekeele kasutus. Aga nüüd, kui alates 1994. aastast hakati rohkem õpetama kurte ka viipekeele kaudu, et siis läks see viipekeele kasutamine nagu laiemaks ja nähtavamaks, et kogukonnas siis hakkaski viipevara hakkas nagu väga palju arenema ja laienema. Sest varasemalt, 20 aastat varem nagu viipekeel kui sellist viiped oli vähe. Nüüd on ta nagu väga kiiresti arenenud edasi. Ja mis on seda mõjutanud, on haridus, kurtide haridus ja võimaluste laienemine, õppimise võimalused, kõik need, erinevad valdkonnad, erinevad erialad, on ju. Et on jäädud nagu hätta nende erialade seotuvad väljendite väljendamise viipekeele kaudu, sealt on tulnud siis juurde ka viipevarra. Ja teiseks veel oluline on olnud õpetamine. Kui ma tahan
kurti või kuuljat last nagu õpetada, siis ma pean teadma selle nagu viipekeelesüsteemi üleüldse. Ilma selleta ei ole võimalik nagu õpetada. Et kuidas nagu ka meelde saaks jätta lapsed asju. Ja samas, mis on see, on kui tulnud uusi viipeid tekib juurde. Näiteks, täna ma täpselt ei räägi sellest, aga näiteks kuidas mõni viipemärk tekib, kuidas viibet üldse luuakse. Et miks ja kuidas siis see toimub? Et mõjutustest oleme rääkinud, et just see sama, et kurdid on muutunud rohkem aktiivsemaks ja neil on nagu haridus on rohkem kättesaadavam olnud ja nüüd, et siis kuidas see kõik see viipeloome toimub. Et esiteks peab olema vajadus. Kui vajadust ei ole, siis ei teki midagi. Et kohe luuakse ka uusi viipeid, kui tekib vajadus mingi teemaga seoses. Aga kuidas neid luuakse? Võib olla näiteks juhuslik. Et kui sa ei oska ennast nagu vahel kurdiga suheldes väljendada, siis omavahel lepite kokku näiteks mingisuguse väljendi või tõlke kaudu näiteks. Et tahaks midagi nagu väljendada ja sõrmendamisest ei ole nii palju nagu tolku, et siis kiiresti nagu situatiivselt lepitakse kokku viipemärk. See on selles, kas väiksemas kogukonnas tekib või siis ta läheb ka nagu levima. Seda veel täpselt ei tea. Nagu. Järgmine võimalus on näiteks kurdid spetsialistid või näiteks loovad näiteks omad komisjonid spetsiaalsed. Kas on 1990 aastatest oli juba esimene komisjon, mis tehti Tartu Ülikooli juures. Oli spetsiaalne komisjon, kus olid kurdid Pärnust, Tallinnast, Tartust, erinevatest koolidest. Laupäevasel päeval, nagu tänagi, tuldi siis kokku ja arutati, et millised viipemärki keegi kasutab, kas on ühesugused või erinevad, et sellised arutelud olid. Nüüd on aeg edasi läinud ja samamoodi käivad sellised komisjonid on nagu loodud aeg-ajalt, nagu varasemalt olid juriidilised näiteks viipemärkidega seonduvad, õigusteemaga seonduvad või siis arvutialased, IT-alased komisjonid on kokku käinud, et kokku leppida need viipemärgid, et kuidas neid väljendada siis. Veel on olnud meditsiiniga seonduvalt. Näiteks praeguse koroona ajaga on väga palju meditsiiniga seotud nagu sõnavara, et on vaja nagu kokku leppida need ka viiped. Et siis saaksid ka nagu täpsemalt aru, et mida mingid asjad tähendavad. Kui mingit viipemärke hakata looma, siis peab mõtlema ja vaatama alati, mis vormiga see võiks olla seotud, kas tal on üldse mingit seost selle kujutatava objektiga siis näiteks. Näiteks see eelmine näide ema. No miks just seal seda viipet moodustatakse? Ei tea ema, miks just seal? Ja selliselt. Et tegelikult me täpselt ju ei tea, me võime aimata ainult, et miks just selline ja nii. Näiteks maja, saame aru, maja, me näeme, maja on sellise kujuga. Jah, tal on katus ja seinad, eks. Ja on lihtsalt aru saadav, et see on maja. Aga kui uusi viipeid hakata looma, siis peabki mõtlema, et mis see tähendus võiks neil olla, et kuidas seda tähendusega, selle tähendusega siduda seda viibet. Mitte lihtsalt vormiga, vaid väga oluline on tähendus seal viipe loomisel. Väga paljud asjad veel mõjutavad viipeloomet, näiteks eesti keel. Eesti keeles on sõna olemas ja kohe automaatselt siis võetakse üle viipekeelde. Et siis tekivad sellised huvitavad naljakad viiped. Näiteks ravikuur, ravima plus kuur, kus hoitakse puit tegelikult, eks.
aga see tegelikult ei näita ju selle asja tähendust. No ravima, eks, on ravima ja see on mingisugune periood, see ravikuur, et see on oluline, on see periood, mitte see ese, see kuur, aga näete siis, kuidas moodi eesti keel mõjutab seda viibet, siis seda viipemärki, see on naljakas lihtsalt. Veel mõjutab võib-olla ilm, ilmasõnastikud, ilmaviiped näiteks, et see on hästi selgesti arusaadav, eks see on hästi silmaga nähtav ja see mõjutab seda viipemärgi loomist siis või viipe loomist. Et alati peab siis mõtlema nende asjade peale, et kas ainult vorm on oluline, kas ainult see eesti keele mõju on oluline või on oluline tähendus, et ma arvan, et see on kõige olulisem siiski siinkohal öelda. Et siin ma tahtsin öelda kindlasti ka veel seda, et kui me arutasime näiteks seda õigussõnastikku, siis meil oli selline sõna nagu advokaat. Väga erinevad viiped olid kasutusel. Jah, et seal Pärnu, Tartu, Tallinn kasutasid erinevalt neid, aga me hakkasime mõtlema, et mida see tegelikult siis tähendab. Et see on mingi inimene, mida ta teeb. Ja kurdid arutasid ja mulle väga meeldis uus viipemärk, mis selle arutelu käigus siis tekkis. Selline. Kas kurdid võtavad selle kasutusele või mitte, seda ma veel ei tea, aga sisu ja tähendus on õige sellel viipel. See on inimene, jah, ta on jurist ja ta teeb midagi, ta kaitseb, ta hoiab midagi, õigusi, kellegi õigusi ta hoiab. Et sellepärast mulle väga meeldis see viipemärk näiteks. Või siis teine näide. Seadus. Võib niimoodi viibelda, eks ole, te teate, seadus. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et kas see vahe on sellel, et on näiteks põhiseadus, mis on nagu kõige olulisem seadus, kõikide seaduste alus, nii öelda. Ja siis on sellised teised seadused, jah, mingid seaduse liigid, eks ole, seal igas valdkonnas. Ja veel on üks sõna määrus, mis on seotud seadustega või selle mõistega. Ja see on nagu selline seaduse täpsustus. Tähendab see määrus siis. Ja kuidas, mulle tundub, et väga hea variant oli meil kokku. See põhiseadus on siis selline, see on kõige alus ja siis on seadus ja määrus. Tuli siis selline viipemärk välja arutelude käigus. Aga inimesed kasutavad loomulikult erinevalt seda sama määrust ja ikkagi viibeldakse edasi niimoodi. Inimesed on harjunud ja loomulikult me ei saa seda ära keelata, seda kasutamist. Nii kuidas nad on igapäevaelus harjunud kasutama, loomulikult las nad siis kasutavad edasi. Aga juriidikas ja üldse õiguse alal, et see on väga oluline, et eristada neid viipemärke ja sellega siis tähendust ka, sest tähendus on ka erinev. Seal on tähendus ja sisu väga oluline. Et sellepärast ka paljud viiped muutuvad ja tekivad, vanad viiped kaovad ära, mõned jäävad kuskile mälestustest ainult. Näiteks uus viibe, vana viibe pioneer. Praegu sellised inimesed ei olegi olemas üldse ju, aga viipemärk on meeles. Et peaks uurima aegu tagasi siis, eks, et kuidas see kurtide seas siis see kasutamine siis kuidas seda on hoitud siis, seda viibet, seda viipemärki? Keel väga kiiresti areneb ja siis võib juhtuda, et keel nagu läheb koledaks või miski risustab seda. Ja
praegu mulle endale tundub, et väga palju on vaja, eks ole, uusi viipemärke ja kiiresti on neid vaja ja siis kasutatakse sõrmendeid kohe. Aga ma arvan, et see on selline kerge tee, lihtne tee. Et ma arvan, peaks natuke ikkagi mõtlema ennem, kui kasutada neid. Et ikkagi see risustab. Sõrmendid on eesti keele järgsed ja need risustavad viipekeelt, ma arvan seda. Teine, mis keelt nagu nii-öelda rikub, ongi eesti keele mõju. Eesti keele sõna on väga lihtne ju võtta kasutusele, saab kiiresti kohe kasutada. Ja mõnikord on mõttekas, et tõesti, kui juhtub, et sõna ja sisu ja tähendus need kõik kattuvad, siis palun väga, pole probleemi, võib hakata kasutama. Aga mõnikord lihtsalt valitakse selline kergem tee või otse tee valitakse siis. Siis kolmandaks, mis veel keelt nagu risustab, on väga paljud inimesed ju käivad välismaal, eks? Ja väga palju on suhtlemist välisriikide nii-öelda kurtidega, eks? Ja siis inimestele saab rohkem tuttavamaks ka teised viipekeeled ja see hakkab mõjutama viipekeelt, Eesti viipekeelt. Et kui meil juba viipekeeles on see viipemärk olemas, eks milleks siis üldse teisest keelest laenata, tekib küsimus. Ja mul on tunne, et mõnikord jah, et tahetakse nagu väga kiiresti ja nagu väga lihtsalt see viipemärk siis teha või siis luua ja ei mõelda üldse. Et aga kui Eesti viipekeeles on juba see viibe olemas, et milleks see siis kõrvale jätta ja uus võtta asemele, eks? Näiteks ma praegu natukene, üks hetk, et nädalapäevad näiteks. Kunagi olid esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede ja nii edasi. Oli ka selline käekuju esmaspäev. See oli mõjutatud vene viipekeelest. Aga praegu esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, laupäev, pühapäev, miks niimoodi on vaja teha? Miks niimoodi on viibeldava? Meil on olemas ju ilusad viipemärgid nädalapäevade tähistamiseks, aga praegu on väga palju levinud just sellised sõrmendite mõjutustega nii-öelda need viipemärgid. Et see ei ole ilus minu arust. Viimaseks veel, ma rääkisin, eks ole, tähendusest, aga samuti ma mõnikord vaatan, kuidas viipe vorm, et kas ta sobib või ta ei sobi. Et kas see vorm muutub või see ei muutu. Et tuleks enne mõelda selle peale, eks, et kuidas see vorm muutub täpsemalt. Et põhjalikumalt läbi mõelda. Kui viibe luuakse, siis hakkab levima. Aga kuidas ta levib? Erinevad võimalused on selleks. Mõnikord kohe see viibe sobib ja inimesed võtavad selle omaks ja levib väga kiiresti. Aga mõnikord tekib palju kahtlusi ja see ei sobi üldse, see viipemärk näiteks ja inimestele ei meeldi, nad ei taha seda kasutada ja siis see kaob vaikselt ära. Et oluline, et inimesed saaksid aru, mis neile et oluline, et ühesõnaga on aru saada, et kui inimestele meeldib, siis hakkab ka kiiremini ja paremini levima. Et inimeste kaudu viiped levivad, siis veebisõnaraamatute kaudu, meil on koostatud veebisõnaraamatud, nende kaudu viiped levivad. Esimene oligi, sõnastik oli Kõnelevad käed, mis ilmus 1998. aastal, ja esimene materjal on see täiesti, Kõnelevad käed. Praegu, see pole ainsamaks jäänud, vaid praegu on tulnud veel juurde veebisõnastikud näiteks. Et mis nende vahe võiks olla? Et paberkandjal ei saa näiteks viipeid muuta. Need, mis on fikseeritud sinna, need jäävadki sinna. Aga veebis saab ju viipeid, eks ole, muuta.
kumb see kasulikum või kumb parem on, ei tea. Et võib-olla raamatutest või paberkandjal saab teada siis, et kuidas ennem oli. Jah, et kuidas ennem oli. Ja veebis võib-olla, ei tea, võib-olla ei tea, et missugused on vanad viiped, et ei tea, milliseid viipeid on ennem kasutatud, et võib-olla siis see on nende erinevus, jah. Siin toon välja teile ka veel erinevad nagu veebileheküljed, kus on erinevad sõnastikud olemas ja neid on seal päris palju. Kõik on nad ka eesti keelega nagu seonduvalt ja saate sealt uurida. Ja lõpetuseks. Millest ikkagi sõltub eesti viipekeele üldse nagu areng ja tema elujõud ja populaarsus ja tema maine? Millest see kõik sõltub? Ma arvan, et see on tegelikult nagu puu, millel on, see minevik on nagu suured sügavad juured. See on see kõik, mida me teame ja oleme nagu välja uurinud. Puu on see, mida peab kastma, et temale tulevad jälle lehed ja siis ta jälle see võra jälle suureneks. Et see on kõik, et me seda muudki ei saaks unustada, et ta jääks kogu aeg nagu niimoodi. Ma ei tea, millised on nagu teiste arvamused. Mina jälle mõtlen, et kuidas nagu hoida seda viipekeelt, oma eesti viipekeelt, kuidas seda hoida, et iga kurt saab tegelikult seda teha. Ja ma tänan teid kõiki.